Tere tulemast, mina olen Anna-Maria ja täna ootab mind ees väga pikk reis, sest kõigepealt siit Pärnust Tallinnasse ja Tallinnast Luksemburgi. Pluss see kestab umbes 10 tundi minul kokku, nii et tule minuga kaasa täna reisima. Mina ja Frode jõudsime lõpuks siis Tallinnasse bussijaama, tema on ka üks astronautidest. Aga põhimõtteliselt, kuna meil on lennuni 4 tundi ja me peame alles 2 tunni pärast olema lennujaamas kohal, siis me lähme nüüd kuskil Ülemistesse ja sooja, sest õues on tegelikult üsna jahe hetkel. Käisime just McDonaldsis söömas ja nüüd, kuna meil on ikka veel umbes selline tund aega, siis me veits lööme aega parajaks ja lähme mänguasja poodi. Pärast pikka Tallinnast chillimist läksime me lõpuks Frodega lennujaama, saime kõikide teiste astronautidega ka kokku, tegime turvakontrollid asjad ära ja siis chillisime niisama lennujaamas ringi ja vaatasime seal asju ja siis ootasime lendu. Põhimõtteliselt me saime just oma kohvrid, meil pandi siin alla asja sisse ja nüüd me saame lõpuks lennukile minna. Siin on see järjekord. Aga näeme siis Poolas. Me just saime siin lennukil sellised ägedad saiakesed, nii et nüüd peab nagu teistestiga ikka tegema. Nii, vaatame, kuidas siis Poola lennufirma need saiakesed maitsevad. See on väga bänger, soovitan. Me maandsime just Poola lennujaamas Varssavis ja nüüd me lähme sööma arvatavasti McDonaldsisse või kuskile mujale, aga vaatab. Lend oli väga äge, tore oli ja kõik läks hästi. Meid koheldakse siin väga helgelt, me saime kõik hetkel Mäkki. Me nüüd läheme oma järgmisele lennule, mis siis nüüd viib meid Varssavist Luksemburgi, nii et umbes 2,5 tunni pärast oleme me lõpuks Luksemburgis kohal. Maandusime just Luksemburgis ja nüüd meid pandi siia bussi ja siis me sõidame lennujaama ja saame oma kohvrid lõpuks ometi kätte ja siis me saame sööma minna. Meil nüüd viiakse kuskilt siin kollektiivselt koos Austria ja meiega viiakse kuskile siin mingite saatjate poolt, kes tulid meile praegu lennujaama vastu, mis on täiega crazy, what? Ja Austrias on 14 noort, kes tulevad meiega samale lennule ja Luksemburgi omad tulevad ka meiega, umbes 10 tükki minu arust tulid, aga ma kindlasti pärast täpsustan üle seda. That's what you want to say. Me leidsime ühe australase, kes näeb jälle täpselt nagu Noorbriit Võigemast, nagu täpselt ja ta ise ei usu seda, aga nagu konkreetselt nagu üks ühele. Nagu täiesti oota. Nagu... Ja on ju. Me jõudsime lõpuks siia hotelli kohale. Ma olen kokku reisinud hetkel 11 tundi. See on natuke väsitav olnud, aga muidu väga tore. Ja me kohtusime siin Austria noortega ja nendega oli nii lõbus rääkida tee peal. Ja ma kuulsin, et meil on nagu ühised toad. Ehk siis Austria ja Eesti noored on nagu segamini. Nii et see on nagu veel põnevam. Me saime lõpuks enda tuppa. Meil on selline, mina olen siin ülemisel voodil. Siin all on Herta ja siin on üks austrialastest ja üks austrialastest. Meil on nagu siis Austria ja Eesti pool. Aga see on selline vabane väike tuba. Nunnu. Hea meel, et me oleme siin jõudnud ja homme siis ma ei tahtnud teiega ajakava jagada, sest muidu ta äkki ei oleks tulnud. Aga homme siis jah, on meil superääratus 6:30 kuni 7:30 saab süüa ja 7:30 tullakse siis järgi ja läheb võikami sellesse siis 8 siis. Oh, you look hungry. Yes. Ready? Nii hea. Burger Lovers Social Club. Meil oli vaja nüüd enda linatsit võtta. See on selline äge kaardiga siit uksest sisse. Aga jah, me ise paneme linad peale ja
ja siis saame lõpuks puhata pärast seda pikka päeva. Me nüüd sättisime Hertaga ennast siia tuppa ilusti ära. Neid Austria noori hetkel ei ole, aga kell on üsna palju. Me mina kindlasti olen veits veel üleval, vaatan telefonist asju ja siis mingi hetk lähen magama, sest kell on hetkel juba 11 ja me oleme nii palju juba täna teinud, et homseks ma pean ette valmistama, sest homme meil on väga suur selline ajakava ja väga tihe. Nii et väga ootan seda. Nii et näeme homme. Tere hommikust! Meil on hetkel siin kell 6:42 hommikul ja me ärkasime siin kollektiivselt koos nende austrialastega kella 6. Aga eelõhtu läks väga hästi, me rääkisime veits nendega juttu, väga tore oli, väga huvitav oli kuulata nagu teise maa nagu riigi kombeid ja värki. Ja nüüd me lähmegi alla sööma kohe ja siis nüüd pärast ootab ees mingi programm kuskil mujal, nii et siis näeme seal. Ta on astronaut for a day. Cheers! Seal on nagu terve laud lihtsalt mingeid sajakesi täis. Ja Ma olen neid sajakesi näinud, neid tehakse ahjus 10 minutiga. Ma olen teinud neid. Fun fact. Meil hakkab nüüd varsti mingi loeng. Ma ei tea mille kohta, aga meil öeldi, et me istuksime kõik nagu eraldi, et eestlased, Luksemburgilased ja austrialased on nagu kõik eraldi. Või et kõik segamini. Ja jah, see on väga huvitav hetkel. Who has been handling the major part of this project, so we are really happy to see you here. All right, that's good. Everybody, and hello, and it's so nice to meet you all. And I've just heard that this is your first morning meeting, so welcome to Luxembourg. It's super nice to have you all here. That's nice. So, why you just came to the... After we ask general questions, we could go more deep and more personal. Räigelt tahaks juua nagu vett. Süüa. Kell on 12:30. Ja nagu juba tahaks tegelikult. Austrialased lihtsalt läksid ära praegu. Ja nad siis pro lehti chat minema. Pro. Me põhimõtteliselt saime praegu omale päris nagu mikrofonid ja selfie-stick'i nagu, et me saaks teha intervjuusid siin teiste inimestega. See on pikem kui sina või? Jaa, see on pikem kui mina. See on nagu Elvis Presley oma selle vaata. Sul on täna kõik around, vaata, sa nagu oled nagu... Well, for the next 45 minutes, I will give the floor to Jordan. Really nice, and I think we can relate to that actually, in the sense that Turn the materials that we have, how to use the materials that we have on Moon, and we have another company, Upcut. Ja me saame jälle süüa. Ja jälle saia. Me oleme söönud 2 päeva ütti saia. Isegi suur vaagen. Ja siin oleks saia. Ja asjad paremast läheb. Keegi pane mulle sinna saia. Te peate triggerwordi enne saia sõna. Ei, saia on nagu see S-sõna vaata. See on see S-sõna. Meie omad on nagu näha seal vaata. Tunkel on näha. Need mehaanikuriided. And we give you the flight suit and all the patches with it. Alexander. Meil on eestlastega niimoodi, et meie lennuülikonnad on täiesti teistsugused teiste omadest, sest teistel on sellised sinakad, helesinised, aga meil on täiesti Eesti värvides. Eesperekonna nimi, siis siin Eesti lipp, Euroopa lipp ja üks äge asi veel. Ja siin on väga palju taskuid ka. Kuidas ülikond on? Väga mugav. Väga õige suurusega. Meil on 15 minutit aega nagu ühes stationis ja siin on neid 6 tükki ja meil on 1,5 tundi siis kokku aega ja nii et wish me luck ja lebo, easy, teeme ära. Põhimõtteliselt järgmised 1,5 tundi me käisime seal kohas ringi, lahendasime neid erinevaid ülesandeid, need olid siis ühe raketi õnnetuse kohta, mis me pidime ära lahendama, et see rakett
turvaliselt maa peale tuua. Ja siis, kui me olime selle lahenduse leidnud, me pidime andma nagu meediale piltlikult intervjuu, mis me siis avastasime, nagu me teeksime seda, kui me töötaksime päriselt kuskil kosmosevaldkonnas. Meil põhimõtteliselt tuleb nüüd Nomad Spacea rääkima mingeid ägedaid asju, mis me homme teeme ja mis meil plaanis on ja kuidas me oleme seal ja nii äge, oh my god. You can tell yourself, I am on top of a rocket going to space. We reach the speed of sound after 1 minute and we reach 5 times the speed of sound after 2 minutes and then we are above the atmosphere. I can tell you, we don't know where we are going, but we feel we are going somewhere. So really, it's not a simulation. If I hear any one of you calling your friend, hey, today we simulated weightlessness, boom. Oh, Saturn team! Of course. But, I think you should be jumping up and down on that like that. Fair enough. Get to sleep if you can. Igatahes, meil on päev lõppenud ja me nüüd lähme siin selle suure seltskonnaga bussile. Me kohtusime oma nende instruktoritega, kes on meiega. Ja Niil on olnud nagu väga paljudes YouTube'i videotes ja see on kõige ägedam asi üldse, et me saime just tema enda instruktoriks. Mina ja Heti oleme ainukesed eestlased koos siis selles ühes ruumis. Ja me nagu jagati laiali. Ja, et kõik eestlased on kellegiga koos, aga lihtsalt meid jagati nagu laiali. Ja meie on Niiliga. Jah, ja tema on Austriast ja tema tuleb ka meiega Niiliga lendama. Nii et, so, igatahes näeme hotellis, me lähme veel kõndima ja siis hingame veits värsket õhku ja siis lähme magama. Ja me saame süüa ka. Äkki ei ole sai? Äkki seekord ei ole sai enam. Igatahes. Ja kõik on väga tore. Ja meil on meie lennuülikonnad ja meil homme juba 9 on lend. Ja mul jõudis alles praegu kohale, et me päriselt lähme. Saad aru, Heti oli seal maas pikali, oli nagu, me läheme sinna. Ma ei saa, need astronaudid tulid rääkima meiega ja ma olin nagu mingi vau. Ma olen nagu mingi aasta aega tahtnud näha päris astronauti nagu. Ja mul tuli nagu mingi pisar silmis kaamera. Siin oli nagu mingi 100 tükki neid. Ja see on väga vinge, see on nagu nii vinge, et ma ei oska isegi kirjeldada seda ja ma ei tea, mida ma veel homme ütlen nagu. Kais, kui mul juba on vinge, siis mida ma homme räägin. Aga igatahes me oleme väga tänulikud. Jah, näeme hostelis. Me lõpuks jõudsime õhtusöögile. Tegelikult tundub väga maitsev. Kuidas oli? On maitsev? Saia ei ole. Olgu, ma teen ka teistesti. Aga põhimõtteliselt see 30 minutit enne lendu nad ütlevad ise teile. Kuna te peasi võtma peate, see on siuke kollektiivne tableti võtmine. Selle puudis haibalaine, nagu ma ei tea. Mis tabletid teil on nagu? Tegelikult lendu ei ole olemas, mis nagu võtame kõik rohu ja siis me nagu näeme, et me tegelikult lendame, tegelikult me ei lenda nagu. See ei näe nii hull video peal välja, aga tegelikult see on nagu üsna hull ülesminek hetkel. No tere õhtust! Jõudsin mina ka lõpuks siis siia hostelisse tagasi, käisin pesus ära, pesin ilusti pea ära, et siis on meil ilus olla. Aga homme ongi siis see kurikuulus parabollend, kuhu me lähme. Aga tegelikult ma ei ole enam nagu närvis, ma olen väga-väga elevil. Alguses mind natukene hirmutas see. Aga nüüd see ei ole enam üldse nagu nii hirmus, kui see alguses tundus. Nüüd ma pigem nagu väga-väga ootan seda, sest meil on seal igasugused katsed seal parabollennul ja me saame nagu kõike teha. Ja ma kindlasti filmin ka seal natukene ja siis proovin seda tunnet kirjeldada, kuigi ma ei usu, et seda on võimalik kunagi teha. Igatahes näeme homme siis Luksemburgis parabollennul ja mis ma muud oskan öelda, kui palju edu tulevikku mulle ja kõikidele teile, kes te järgmine aasta siia tulete, sest see on tõesti nagu elumuutev kogemus. Nii et hea tööd teile! Kuidas on tunded enne? Mul on nii vana ärkamist paha olla reaalselt. Aga ei, ma olen väga excited ja ma ei suuda ära oodata, kuni ma saan olla kallutavaks. Nagu ma ei viitsi nagu kogu see maailm on mu peal praegu, mulgade peal. Ja siis see saaks olla seal kaalut ja siis sa oled nagu... Need on su jalgade peal? Jah. Nagu ainult inimesed, kes on käinud parabollennul või on nagu ekstreemselt pilves olnud, tunnevad seda tunnet. Ja teate, mis meie veel tunneme või? Kuu ja Marsi.
ja traditsiooni. veel Luna mingi Lunar. Siis pidi olema ekstra see, et seda nagu tunda, sa lähed kas kuule või siis sa lähed sinna lennukile, sul on nagu 2 varianti, sul ei ole rohkem varianti. Aga asi on selles, et seal lennukil nad teevad seda nagu väga vähe, sest nad rääkisid meile, et see ei ole nagu tavaline asi, et nad teevad seda. Nii et joo! So, me lähme siis nüüd sööma, me viime oma linad ära ja siis pärast sööki ma võtan teiega taas ühendust. Ma nagu ütlesin, et ma tulen pärast tagasi teiega pärast hommikusööki, aga meile antakse nokamütsid. See on Novespace ja Novespace ja nokamütsid. Ja muidu me nagu eestlased lihtsalt olid nagu, et ei, me ei taha rohkem saia, me võtsime putru endale. Ossime putru. Me nagu ossime putru ja meil on nagu jogurtid. Normaalne, nagu kõik söövad oma, närivad oma saiakesed. Puder. Vaadake lihtsalt. See on üsna äge nagu. Reiti, kuidas on peas? Imeline. Ta on nagu Ott Tänak. Ott Tänak. Ott Tänak. On jah. Ott Tänak. Olgu, põhimõtteliselt ma ei saa seal lennujaamas hetkel sees videosid ega mingeid asju teha, aga ma pärast siis, kui me hakkame lennule minema, siis ma teen, kuidas me lähme sinna. Heti, me oleme siin. Me oleme õues, ootame, kuni me saaks bussile ja nüüd me lähme koos Niiliga. Lähme sinna bussile ja siis me jõuame kohale ja see on nii äge, see on kõik ägedam asi, mis ma kunagi vist teen, oh my god. You'll get about 20 seconds. See on nagu, see ei saa olla päris. Vau. See on just astronaudiga rääkima. Me rääkisime just. Te ütlesite nii nagu võimalust. Temaga. Me rääkisime just nagu väga pikalt. Ja see on nagu kõige ebareaalsem kogemus üldse päevas. Ma tunnen, kuidas ma lihtsalt tulevad pisarad juba. Ja ma ei ole isegi veel sellel lennukil. No, I don't think today. Wow. How could you do this to us? I'm gonna cry. This is the... You are going to cry. Okay, so, welcome to my office. Oh, it's very nice. It's a very, very hard job. So as you can see, we have a soft floor, and over here we have a soft floor, and up here we have another soft floor. Oh yeah. Because it doesn't matter. Yes. There are floors everywhere. Or ceilings everywhere. Once we're in 0 G. Upside down. This can be judged. How long are the Mars travelers? I think are like 30 seconds, 32, something like that. So it's a bit longer because the arc is shallower because they can keep a little bit of lift. Meil on viimased hetked enne õhtutõusu. Siin lõpuks jõudsid kõik tiimid kohale. Kõik teevad asju läbi siin, proovivad. Ja siis me tõuseme. Ja Niid räägib meile väga põnevat juttu, kuidas midagi teha ja värki. Mulle nii meeldib see nimes. Mulle meeldivad need. Igatahes näeme. Põhimõtteliselt meil on umbes 10 minutit lennuni ja see on nagu kõige hullumeelsem asi üldse, mis pole kunagi teinud. Mul on tunne, et ma hakkan lihtsalt rõõmupisarutest nutma massimine kord. Aga meil on see Jasmine koht ilus ja mul näed juba tulevad. Ei no see on täiesti hullumeelne. Let's go. Let's do it. We can do it. Yeah. Meil hakkab kohe meie esimene parabol umbes 10 minuti pärast ja see on siis Marsi oma ja igatahes see on väga vinge. Oh my god, mul juba on selline veider tunne sees, aga... Düsseldorf. So, get into your position.
much calmer. Good job, Anton. Okay, start to find your space. Feet down. And watch jump front swap. So spread out a bit. Spread out, find some place to lie down. Beautiful. Okay, spread out. Find some space. Look at the caress, man. Look at the camera and smile. Injection. That's it. He's got it. Very good. Ready. Feet down. Feet down. Väga palju. Näita teiselt poolt. Vaat, meil oli selline vastuvõtt praegu. Siit lennult maha. See lennuk on nii suur. Selline lihtsalt inimestel vergi otsal vastas. Me oleme nüüd söönud, teinud kõik asjad ära, varsti vahetame riided ära. Siis ongi juba aeg Eestisse tagasi minna. Meil on kella 6 lend ja me jõuame Eestisse alles 12:30. Nii et jah, aga see oli kõige ägedam kogemus üldse. Ma lihtsalt olen väga väsinud nendest 3 päevast, sest me oleme iga hommik väga vara pidanud üles ärkama, igasugu asju tegema, aga see tänane oli ka väga-väga väsitav, aga see oli nii vinge. Mul ei ole ikka veel sõnu ja ma ei tea, tahaks nagu jälle uuesti minna, kohe läheks lennukile uuesti, kui ma saaks. Me jõudsime just nagu lennujaama ja pooltel on ikka veel nende flightsuitid seljas ja inimesed lihtsalt vahivad meid, sest keegi ei saa aru, mis me teeme, miks me oleme nagu niimoodi riides, aga kuidagi special on või midagi. Mul on nüüd päriselt kätte jõudnud nagu see faas, kus ma lihtsalt nagu mõtlen järgi tervele lennule hetkel. Nagu ma mõtlen nagu igale sekundile sellest ja see on nagu nii veider, et ma tean, et ma ei saa seda nagu kas kunagi või väga-väga kaua ma ei saa enam seda tunda. Ja see on natuke kurb, sest tõesti see on nagu elu muutvaid kogemusi, võiks öelda. Nii et ma nüüd mõtlen sellele väga-väga pikalt veel järgi. Me lähme nüüd oma esimesele lennule, teisele lennule täna tegelikult. Aga oma esimesele lennule, et koju saada. Nii ja 4 lennule. 4 lennule ei. Jah, 4 üleüldse. Ja 4 seal. Jah, meil on 5 lendu kokku terve reisi peale, nii et jah. Aga kohe lähme Frankfurti ja siis sealt edasi Eestisse lõpuks. Siis saab koju ja siis saab magama, sest ma olen nii väsinud tegelikult tervest päevast juba. Pluss mul on jalg haige. Mina kukkusin parapool lennukil niimoodi, et 2 meetri kõrguselt ma ei suutnud ennast maapinnale lähemale viia ja ma kukkusin oma jala peale ja siis oli juba 2G-d ehk siis ma kaalusin umbes 130 kilogrammi.
mis tähendab, et ma kukkusin 130 kilogrammiga oma jala peale. Ja seal on arvatavasti väga tugev põrutus. Ma ei usu, et seal mõra on, aga hiljem on update ka kindlasti, mis mul siis lõpuks on. Ja aga ma leidsin lõpuks viisi, kuidas longata normaalselt. Ma enne hüppasin lihtsalt ühe jala peal ringi nagu niimoodi. Aga nüüd ma nagu kõnnin nagu niimoodi. Nii et, ja ma olen nagu zombi. Lennulähe, lennukilt maha ja bussilähe. Guys, me saame lõpuks lennule. Me saame mööda minna. Ok. Keegi on oma elu tagasi saanud. Nad nii tahavad kuulda, ma nii tahan, et nad tunneks, lihtsalt ütlen järgmine aasta mingi ise nagu. Reaalselt ma annan peksu neile. Lihtsalt nagu meie nägudest on väga väsinud. Tahaks magada, nagu siin ei taha magada. Ja tahaks nagu hotellis magada. Aga meil oli väga-väga tore chat just kõigest sellest, mis täna toimus. Kõigest sellest lennust ja sellest nagu nendest kogemustest. See on ebareaalne lihtsalt. Ja me ise vist ka alles, kui me nüüd rääkisime kõik asjad läbi, siis me hakkame nagu aru saama, mida me tundsime selle ajal küll nagu. Ja sa ei suutnud nagu keskenduda. Ja nüüd me tunneme nagu uuesti seda sama tunnet. Ja see on siin. Ja see nagu kukla kohas tunned seda tunnet, kus sa lähed nagu. Nagu see kaaluta oleku tunne on siin kohas. See, kuidas sa lendad lihtsalt. Et see nagu, see on kogu aeg, ma arvan, et see on elu lõpuni lihtsalt meiega kaasas. Ma loodan. Ma väga loodan, ma proovin. Kui ei ole, siis lähme uuesti. Ja kui ei ole, siis peab tagasi minema. Aga jah, see on lihtsalt ebareaalne. Ma ei tea, ma olen nii õnnelik lihtsalt, et ma suutsin sinna saada, et ma sain sinna ja et ma sain sinna lennule minna lõpuks. Sest see on... Midagi ei juhtunud. See lend oli väga-väga sujuv. Ja väga meeldis. Väga tore oli. Ja lihtsalt see protsessimine võtab nüüd kindlasti päevi, kui me isegi mitte nagu nädala. Et mida me siis päriselt tegime. Ja nagu eelnevast videost varasemalt oli näha ka, et see, kuidas lihtsalt sa lendad ja hõljud õhus. Et see on lihtsalt ebareaalne. See ei ole nagu seletada. Nagu me proovisime. Me proovisime seletada, jah. Me saame seda seletada ainult nii, et nagu ainult meie saame aru. Sest nagu see on põhimõtteliselt, et sa ei tunne nagu mitte midagi, aga tegelikult sa tunned, sest sa nagu tunned ennast, aga sa ei tunne midagi. Sul ei ole kontrolli, aga samas sul on nagu liiga palju kontrolli. Ehk siis, kui sa midagi teed, siis sa nagu kõik on võimetatud, aga samas sul ei ole nagu mitte mingit kontrolli. Ehk siis lihtsalt lähed kuskile nagu. Ja lihtsalt see tunne, kuidas sa oled õhus ja mitte midagi ei katsu sind ja sa lihtsalt hõljud. See on see kõige nagu ebareaalsem. Joonas ütles hästi, et siis on nagu tunne, et sul ei ole keha, sul on ainult vaim. On küll, siis su nagu lihased vaata ka ei tööta, nad ei pinguta üldse, ja su veri ei tööta, su süda lööb väga aeglaselt. Veri ei tööta. No, vereringe nagu ei käi nagu nii palju. Jaa, see käib aeglaselt ja nõrgalt. Rahulikult. Sest süda lihtsalt ei pea tal ei ole vaja pumbata nii palju, sest veri liigub ise. Aga 2G-s peab süda just nagu kõvasti pumpama. See oli nagu ka nagu näilakas. Väga tore oli ja kogeda seda 2G-st üleminekut nagu 0G-sse, kus süda pumpab ja siis järsku ta ei pea enam tööd tegema, siis sa muutud natukene selliseks nagu disiks, selline nagu veits pea hakkab ringi käima, aga see on ka ainult sekundiks 8 ja siis sa oled nagu Aga see tunne, et sa oled nagu täiesti nagu vastu põrandat nii kõvasti, sa oled nagu 2 korda nii palju, kui sa kaalud. Ja nagu põhimõtteliselt sa ise oled lamad iseenda peal, iga sentimeetri, iga raku peal ja siis läheb nagu mingi 5 sekundi jooksul kõik raskus läheb nagu nulli ja see on nagu see, et sa ei pea isegi midagi tegema, sa lihtsalt tõused nagu maast ülesse. Ja sa lihtsalt hõljud. Sa lihtsalt hõljud. Ja naudid hetke. See ei ole nagu seletatav. Seda ei saa seletada. Selle jaoks ei ole nagu tunnet. Nii et sellepärast te peate kõik ise järgi proovima seda, kas järgmine või ülejärgmine aasta või ükskõik mis aastal teil on võimalus. Minge valideerige, palun.
Sest see on asi, mida te ei unusta arvatavasti mitte kunagi. See on seda väärt. See on väga seda väärt, jah. Aga nüüd me varsti jõuamegi Tallinnasse tagasi, ma peaks hakkama maanduma umbes selline 20 minuti pärast loodetavasti. Nii et igatahes. Siis me läheme võtame hot dogi ja siis saab magada. Mäletate, mul on video, kuidas me kõnnime siin. Fun fact, me tulime nagu lennule täpselt samast kohast ja nüüd me lahkume nagu lennult täpselt samast kohast. Poeetiline, eks ole. Me jõudsime lõpuks hotelli ja ma olen nii väsinud. Kell on äkki 12:30, isegi varsti on 2 kell. Ja ma lihtsalt tahaks magada. Ma olen terve päev tahtnud magada, mina ärkasin täna 5 ülesse. Ja praegu on 1:30, ehk siis ma olen peaaegu olnud 24 tundi üleval, sest ma ei ole vahepeal ühtegi nagu uinakut teinud. Nii et jah. Aga muidu oli nii vinge. Söök oli väga hea, aga meil on tunni aja pärast check-out, nii et kiiresti tuleb teha ära meik ja siis asjad pakkida ja siis minna juba. Ja siis jõuda koju tagasi Pärnusse lõpuks. Ma väga ootan.